Tal ei ole selles liigas enam midagi tõestada, ta on selles liigas üks parimaid eestlasi, kui mitte kõige parem eestlane, kes selles liigas mängib. Mitmekordne Eesti meister, keda me veel ei ole välja kuulutanud. Loodetavasti varsti saame kuulutada. Mis sa arvad, mis Priit ta kohta ütleb? Täitsa ükskõik, mis Priit on. Kui ütleme liigas need lätlased lähevad tugevamaks, siis kuidagi peaks need eestlased järgi jõudma. Tere kõikidele kuulajatele. Pavcasti 16. osa on käes. Mina olen Marita ja minuga koos istub siin Bigbank Kalevi peatreener Brett Nõmm. Tere tulemast. Tere. Täna sa ei ole nii rõõmus, kui sa tavaliselt oled. No, natuke väike haiguse viim on terves peres sees, et pikk nädal on ka juba selja taga, et ei, tegelikult kõik on hästi lihtsalt ja võib-olla tervis ei ole praegu kõige tummisem. Kuidas suvi läinud on? Kas töiselt? Suvi on läinud töiselt, seda nii siis koondise rindel kui ka siis klubi rindel, et on see suveaken Tšehhis ja Eestis tehtud, selleks ettevalmistus ja siis samal ajal taustal kogu aeg ka Bigbank Kalevile otsitud mängijad, nii et suvi on töine olnud. Sul lõppes Saksamaal hooaeg mai alguses, eks ole? 16. mai tulin tagasi Eestisse, hooaeg lõppes 9. mai ma pakun. Okei. Nii et selles suhtes sa said natukene puhata siis äkki? Ja alguses võib-olla jah, mingi nädal oli puhkust ja siis juba vaikselt hakkasid asjad pihta, aga no ütleme pigem ikkagi see suvi algus oli vähemalt rahulikum, et tavaliselt on mul hooaeg ikkagi läinud kuskil 20. mai või kas Kaleviga kunagi siis ka 31. maini. Jah, et seal oli see nagu 2 nädalat, ütleme, suhteliselt rahulikku, aga siis juunist juba läks nagu täistuuridel töö käima. Sa olid alguses hästi positiivselt meelestatud, juuni alguses ja hästi rõõmus oma uue töö üle ja nii õnnelik, et saad hakata mängijaid värbama, kuidas läinud on. Meeskond on nüüd põhimõtteliselt koos. Siin natukene. Jah, no mingid nimed on võib-olla veel välja kuulutamata, aga põhimõtteliselt on võistkond koos. Nagu ikka see suvine protsess käib, et alguses on ühed plaanid ja siis töö käigus pead olema valmis muutuma, aga see on, ma arvan, tavapärane, et kunagi vähemalt minul veel ei ole juhtunud nii, et kõik läheks täpselt plaanipäraselt, aga ma olen rahul sellega, mis me saanud oleme ja mis me siis veel nii-öelda saame, mida ei ole välja kuulutatud. No millised mängijad siis need on, kellega sa võib-olla eriti rahul oled, sest ma tean, ma kuulasin siin ühte teist podcasti enne, kus sa ütlesid, et Hugot sa arvad, et sa ei saa. See oli mai lõpus vist. No, said? Sain Hugo. Ei, Hugoga olen väga rahul. Soov on võib-olla nagu nõme öelda, aga ma tahaks, et Hugo teeks ühe hooaja veel siin. Aga siis ma teda enam ei tahaks, et tegelikult ma arvan, et eelmine hooaeg ka juba näitas, et ta on sellest liigast natuke välja kasvanud. Tal oleks vaja uusi väljakutseid. Õnneks kahjuks ta siis ei saanud veel see suvi välja, aga ma usun, et nüüd veel üks hea hooaeg selles liigas ja Fibas ja siis me enam Hugot selles liigas ei näe või selles võistkonnas, et jah, Hugo üle on küll hea meel, et ei, aga samas natuke mul treenerina muidugi nõme öelda kahju, aga mul on hea meel, et ei, aga ma arvan, et Hugo tegelikult on sellest liigast välja kasvanud. Mis tähendab, et ta on liigast välja kasvanud? Tal ei ole selles liigas enam midagi tõestada, ta on selles liigas üks parimaid eestlasi, kui mitte kõige parem eestlane, kes selles liigas mängib. Tal oleks vaja uusi väljakutseid, et ise veel samme edasi teha ja nii mänguliselt kui ka siis minna sinna välismaale ja seal ikkagi see olukord on natuke teistsugune, et siin sa oled oma poiss, sa oled nii-öelda poster face of the club on ju, aga seal sa pead minema tõestama ja seal ei ole sulle midagi nii lihtsalt kätte antud. Hüppan korra veits teise teemasse, aga kuna sa ise olid esimest korda ka välismaal tööl eelmine hooaeg, kui palju sa kuidagi näed praegu iseendas mingit vahet või nagu muutust just oma mingis arusaamas või suhtumises nagu välismaale mineku osas?
et kas sa praegu nagu ikkagi julgustad nagu rohkem mängijaid välismaale minema just sellepärast, et sa näed, mis muutusi see on sus endas võib-olla kaasa toonud? No välismaa võiks olla nagu eesmärk, aga noh, see on ka jälle pikalt läbi räägitud teema, et ei ole mõtet välismaale minna välismaa pärast. Et sa pead leidma selle õige koha seal, mis reaalselt nagu ütleme, vastaks su tasemele ka, et noh, ei taha küll liiga teha Moldova liigale või ma ei tea, mingi Albaania liigale, et aga noh, see on ka välismaa, aga kas sinna on mõtet minna, on ju, et see peabki olema täpselt balansis sellega, mis on su tase ka ja minu jaoks võib-olla see Saksamaal isegi nagu kõige parem variant, noh, et ma ise nagu kohe ei uskunud, et ma päris Saksamaa Bundesliigasse saan, võib-olla Pro A-sse, okei, võib-olla teine asi, aga see, et ma sain sinna Bundesliigasse ja seal nagu nägin seda nii köögi poolt ja noh, mõnes mõttes õnn, mõnes mõttes õnnetus, et mul oli ka selle hooaja jooksul oli 3 erinevat peatreenerit ja siis sa nägid, kuidas tegelikult kõik treenerid käituvad nagu erinevalt. Nii taktikaliselt kui stiili poolest, kui ma ei tea, suhtlemine mängijatega, suhtlemine abitreeneritega, suhtlemine personaliga, et see on selles mõttes hea kogemus, aga mis ma endale sealt kaasa võtan, see, et ma saan ise ka korvpallist päris hästi aru, et ei ole vaja midagi muretseda. Okay, ma lähen siis tagasi sinna mängijate teema juurde, et sul oli siin kevade lõpul, suve alguses, ma tean, võtsid kohe suht mitmete mängijatega ühendust, eks ole, nüüd algava hooaja suhtes ja ilmselt üldse oled, ma arvan, päris paljude mängijatega suhelnud see suvi, et eestlastest, kas sul on mingeid mängijaid, kes võib-olla natuke jättis kripeldama, et oleks tahtnud enda võistkonna selleks hooajaks või sa ikkagi nagu laias plaanis kuidagi eeldasid, et läheb nii, nagu läks? Või ma ei tea, kas sa tohid mingeid nimesid näiteks välja tuua, kellega sa siin suhtlesid ja keda võib-olla oli enam-vähem tulemas, aga ei tulnud või ega neid nimesid ilmselt väga palju ei ole? Neid variante nagu ei ole väga palju. Suhtlusest oli ikkagi paljud Eesti mängijatega, aga no ütleme võib-olla. Mis tähendab paljud? Ma isegi praegu ei suuda ette kujutada, kes saavad olla paljud Eesti mängijad, kellega nagu tänasel päeval, kes ei ole kuskil välismaale minemas või enam ikkagi on tänasel päeval. No selles mõttes, et see turg on ju nii väikseks tegelikult jäänud, sa ilmselt nõustud sellega. Turg on väike, aga ütleme, et oli mängijaid, kellel võib-olla ei olnud selgust pikalt, et mida tahta, et osadega oli pigem nagu sihuke suusoojaks, et kui sul nüüd ei tule midagi, et kas see oleks mõeldav, millest me nagu saaks rääkida, mis summadest ja kas on üldse nagu kas mul on mõtletud üldse Ramole nagu ette sööta nagu neid nimesid. Konkreetsemad võib-olla osad olid kohe suht, kõne oli see, rääkisin natuke juttu ja siis küsin, kas on mõtet tulla, siis oli ei, et kas on mõtet kuidagi edasi rääkida, siis vastus oli ei, siis oli selge ei, siis sai ilusti nime maha tõmmata. Ütleks nimi? Inimesed tahavad teada. Ma ei tea, võime rääkida siin Joonas Riismaa näiteks. Ütles kohe ei või? Ta ütles, et võime mõelda, aga et summade mõttes me ei jõua kuskile. Ma ütlesin, selge, et kuna temaga oli see situatsioon, et tal oli see üks aasta nii-öelda lepingut veel oma klubiga, et kas seal on äkki annab midagi mängida kuidagi, et nad laenavad välja, mis iganes, aga sealt tuli suht kiire ei. Siis neid siukseid poolkõnesi või jutte on ikka veel olnud, aga võib-olla nagu neid, keda me reaalselt nagu, kellega oli ka natuke pikem suhtlus, oli Mihkel Kirves kindlasti, aga kuna mingis hetkel mingis intervjuus ma ütlesin välja ka, et me ei lähe kellegiga nagu üle maksma või et see ei ole praeguses mõttes meie klubi mõttes ei ole see jätkusuutlik esiteks ja teiseks see võib-olla vaade on pigem nüüd 3 aasta peale, kui nüüd 1 aasta tuleme ja teeme kõvasti, et siis Mihklit ütleme. Kes tegi küll vist Pärnuga 3-aastase lepingu, ma õigesti lugesin kuskilt. Jah, ma nüüd ei tea, kas see oli 3-aastane, aga ma tean, et ühesõnaga me sinna kategooriasse meie klubi praegu ei suutnud sekkuda. Siis oli Mikk Jurgatam, kellega oli võib-olla natuke pikemalt juttu. Mikuga ka mingi hetk oli täitsa
täitsa teema, aga siis lihtsalt tuli see koondise aken, siis sel ajal ma üritasin nagu see klubi asja nagu veits kõrval lükata, et keskenduda koondisele. Ja siis pärast seda pidime Mikuga rääkima, aga siis Mikk ilusti tubli viisaka poisina juba kirjutas mulle ise, et kuule, et tal asjad lahenesid ja et tema jätkab Itaalias ja selles mõttes jõudu jaksu talle, et ta on tore poiss ja teda ikka ootame tagasi. Aga ma võin siin veel neid nimesid öelda, kellega et küsisid, kas üldse on mõtet rääkida, siis vastus oli nagu ei, ja et neid nimest oli palju. Vuksid olid sul kohe plaanis, nii kui selle pakkumise said Kalevisse tagasi tulla? Vuksid. Vuksidega, mul on pikem ajalugu, et ma olen neid alates teisest klassist alates treeninud, ma olen neil mingi hetk olnud klassijuhataja ja nendega on, ütleme, seiklusi on vale sõna, aga ma olen neid näinud nagu võib-olla vähes teises situatsioonis ka kui see, mis nad praegu on, et nad olid mul mõttes. Seal oligi küsimus, et kas võtta mõlemat, kas võtta üks. Lõpuks minu süda nagu seda otsust ei suutnud ja et ma võtan sinu ja sind ei võta, et nad on tublid poisid, nad väärivad meistriliiga tasemel mängimist ja kindlasti ma annan neile nii-öelda natuke avanssi, aga lõpuks nad peavad ise olema tublid, piisavalt mehed, et see võimalus ka ära kasutada, et kindlasti mingites olukordades ma suudan silma kinni pigistada, aga nendelt ma ootan pigem see, et nad kasutavad selle avansi ära ja siis kevade poole on päriselt nagu mängumehed meie võistkonnas. Aga jah, nad põhimõtteliselt olid mul kohe mõttes, sest Ramoga rääkides, et võtame nooremaid juurde, siis mõned keskmised, või nii-öelda mitte keskmised, vaid mõned nii-öelda juba kogenud eestlased ja siis välismaalased, et siis kuskilt neid nooremaid oli vaja ja samamoodi Stenver, et ma Stenverit tean ka väga hästi U16 koondisest ja tegelikult ka U15, U14 koondisest, et nad on tublid töökad ja nad väärivad seda võimalust ja praeguses seisus eriti, kui kõik põhimõtteliselt 2007 kuni 2003 kõik on kuskil, kes pead kannavad, on juba Ameerikas, siis tulebki võtta võib-olla veel neid 2008, järgmine aasta siis mingid 2009 või midagi sellist, et ma arvan, et see peaks olema praegu see, kuhu suunata ja anda neile võimalus. Et põhimõtteliselt see meeskonna komplekteerimisloogika, mida sa ka siin mitu kuud tagasi ütlesid, et mõned noored, mõned täpselt kogenud eestlased ja paar välistäiendust, see enam-vähem nagu pidas paika, kuigi neid välistäiendusi vist tundub, et ikkagi tuli veidi rohkem, kui see alguses oleks tahtnud, eks ole. Sest et kõige algus oli vist üldse selline 2-3 ja nüüd tuleb ja on tulemas ikkagi 4-5. 4-5, jah. 4-5. Mis on paratamatu, aga lihtsalt võib-olla räägi natukene nagu sellest, et mis sealt siis, ma ei taha öelda nagu valesti läks, aga lihtsalt, et võib-olla ongi see algne eeldus või ootus versus siis reaalsus lihtsalt. No reaalsus oligi see, et need mängijad, keda me eestlastest nii-öelda nägime seal kogenumate mängijate all, nad ütlesid ei. Ja meil ei olnud seda finantsi, et nendega nagu üle maksta, nagu ma enne ütlesin, et Kirves oleks olnud kindlasti üks on ju, siis oleks saanud sealt pikkade osakonnast ühe välismaalase vähemaks. Tagumise osas oleks võib-olla saanud ühe välismaalase vähemaks, et siis juba olekski olnud 3. Et see on tavapärane, et sa paned ikka kõik need nimed paikad, nii põmm, siia lähevad need, ma ei tea, keskmised, 3 wingid on need mängijad ja 4-5 on need mängijad. Aga selles mõttes, et see list on nagu suur, on ju, et sul kaob keegi ära, siis võib-olla kuskilt tuleb keegi juurde, et nii see käib, et ega see mingit paanikat nagu ei olnud, et oi, nüüd Kirves läks ära, nüüd me lõpetame üldse ära selle asja, et see on tavapärane. Lootus on üks,
aga kuidas kõik välja kukub, on teine, aga lõpuks peaasi on see, et see võistkond on ikkagi löögijõuline ja valmis mängima ja kokku sobima. Kas praegu on löögijõuline ja valmis kokku sobima? Paberi peal? Paberi peal on, aga ütleme võrreldes varasemate aastatega, noh, kui eelmine aasta jäi Miška, Severi, noh, põhimõtteliselt tuumik oli sama, et praegu eelmisest aastast on üks mitmekordne Eesti meister, keda me veel ei ole välja kuulutanud. Loodetavasti varsti saame kuulutada. Siis on Kuuba, kes on vigastatud ja Hugo ega vist rohkem ei olegi, et see tuumik või see võistkond on suhteliselt uus. Kuidas need kõik pusletükid kokku sulanduvad, seda on raske öelda, aga ütleme vaimusilmas need, kuidas ma ütlen, tüübid võiks olla nagu kaetud need tüübid, mida ühes võistkonnas on vaja, et ma ei tea, viskav pikk ja rollija pikk läbimineja, viskav tagamängija, et noh, tüübid on iseenesest, ma arvan, et me oleme leidnud. Kas sa arvad, et see on hea, et meil on selline uus võistkond, et ei jätka see sama vana tuumik, et on hea, et on mingite aastate tagant vahetub see seltskond? Tead, kõrvalt vaadates mulle tundus küll, et oleks vaja mingit uut raputust. Et Eiko ajas saati on põhimõtteliselt nagu kõik ikkagi noh, kuidagi läinud ühte rada pidi ja ühte teed pidi ja noh, selle hooaja algus ma olin ka ju, olin Kaleviga koos ja siis ma vaatasin seda Severit ja liikumised kõik on samad ja näod on kõik samad ja siis on need mingid uued mängijad, kelle jaoks on need liikumised täitsa uued ja siis Severi lihtsalt jookseb seal ja see on see play, sa tuled siia, et noh, et ma arvan, et sihuke võib-olla kerge restart on praegu hea. Räägime natuke välismängijatest ka. Kas võib-olla siin varasemad aastad on suht palju juttu olnud sellest, et ei saadud neid välismängijaid, keda taheti. Kuidas sul on see suvi läinud sellega? Kas välismängijad on enam-vähem, oled saanud neid, keda oledki tahtnud? Kas oled nagu ilma jäänud kellestki, keda oleks väga tahtnud, aga ei saanud? Niimoodi ei ütleks, et keegi, keda ma nüüd ilgelt tahtsin, et olen ilma jäänud. Et tõsi, seal alguses oli üks väga-väga huvitav pikk, kelle vastu oli väga suur huvi. Aga noh, see hinnalipik oli kohe noh. Kas tal on mingi teise võistkonnaga leping olemas nüüd? Nüüd minu teada ma küsisin agendi käest, siis ta peaks jääma. Tekkis veel vist mingi võimalus, et äkki saab 1 aasta mängida ülikooli korvpalli, aga kui see... Nii, et ta oleks rukki olnud? Ta oleks rukki olnud, aga ta oli tõesti natuke eristus nendest teistest rukkidest. Aga ta oli huvitav. Aga minu teada jah, et kas ma nüüd seda täpselt ei teagi, et viimane jutt agendiga oli see, et ta kas teeb 1 aasta veel ülikooli või siis läheb G-liigi ja siis sealt vaatab edasi. Aga muidu nagu ma ei ütleks, et keegi välismängijatest niimoodi kellest ilma jäime. Okei, aga räägime siis veits konkreetsemalt, et Kevon Allen, kes ta on, kus sa seda said? Kevon Alleni ma sain Proast, Beiruti võistkonnast. Keegi soovitas? Jah, no ilmselgelt mul Saksamaal mingid kontaktid on, et ma sain sealt suht ausat tagasisidet ja mis võib-olla, kuna ma eeldan, et meil nagunii peab mingi ruukiga kuskile tulema, et siis ma tahtsin ka ühte nii-öelda natuke kogenumat tagamängijat ja Kevoni puhul sel hetkel, kui me neid esimesi vaatamisi tegime, siis... Sa ütled, mitmuses tegime Krisiga siis koos või? No jah, ikka Kris ka aitas, et lõpuks mina otsustan, et see on selge, aga ma ikkagi lasen teistel inimestel ka üle vaadata, et Kevon, ta eristus sel hetkel, et noh, eks seal algus ikka agendid nagu viskavad summasid kõrgemaks ja niimoodi ja siis üritavad seal võib-olla natuke kehvemaid mängeid natuke suurema raha peale määrida.
aga tema eristus jah sel hetkel kõikidest nendest tagamängijatest, kes sel hetkel nagu olid pakkumises. ta näitas, et ta suudab olla mitmekesine, et iseenesest mulle kuni lõpuni oli põhimõtteliselt võimalus mõelda sedapidi, et noh, kui ma leian mingi väga hea shooting card'i, siis ma saaks ka Kevoni tuua nii-öelda point card'i peale, aga noh, ta praegu on et ta on varem mänginud siis mõlema peale? Ta suudab mõlemat mängida jah, et aga praegu ilmselt kuna Keisel on natuke teist tüüpi mänge, siis ta läheb sinna rohkem off-ball'i ja nii-öelda siis shooting. Sa oled otse suhelnud ka temaga? Kevoniga? Jah. Ikka jah, et enne kui ma mängijat... Kuidas tundub? Keegi ütles, et ta tagasihoidlik, vaiksem tüüp. Jah, täitsa tõsi, et see oli ka nii-öelda tausta uuridest tuli välja, et nii-öelda trennis pigem sihuke, noh, teeb kõik korralikult, aga ta ei ole sihuke vokaalne vend, et üritab siis, mis ta eesti keeles on, lead by example, nagu tegevusega üritab. Teistele eeskuju näidata. Jah, aga ta ei ole nagu see, kes seal sihuke väga jutumees on, et ta on pigem see ja sihuke vaikne liider, aga ta öeldi, et ta on võimeline olema see ka, kes mingid siis kannab võistkonda. Okei, nii, Harrison. Keisson tuli kusjuures suhteliselt hilja pildile ja siis oli nagu teistpidi huvitav, et tegelikult tahtsin sinna nagu nii-öelda pikemat tagamängijat. Nii-öelda agentidele oli see kirjeldus välja saadetud. Ametlikult oli 1,88, aga see tähendab, ta tuleb 1,80 m. Ei, ta 80 ei ole. No ta otsisime... Küll oli 82 ka. No ta on tema kohta, kuna ta oli vigastatud eelmine aeg, siis tema kohta ma nii-öelda kõrvalt uurisin kõige rohkem tausta. Siis enamus ütlesid, et ta on 6'1", 3/4, nii et 85-86, midagi sihukest peaks olema. Aga jah, tema tuli suhteliselt hilja pildile ja temaga oli jah see, kuna ta eelmine aeg ei mänginud, siis oli palju nii-öelda videovaatamist kõigepealt. Vaatasin nii Lamari ülikoolist kui siis ka Winthropi ülikoolist vaatasin ta klippe. Et ühes ülikoolis oli tal nagu üks roll, teises ülikoolis oli teine roll, aga just kui ma need kaks pilti nagu kokku panin, et siis ma nägin, et ta võiks olla nagu meie võistkonnas ikkagi selge rolliga ja tal peaks need võimed olemas olema. Aga jah, nagu ma ütlesin, et ma tahtsin või noh, me otsisime siis vähe pikemat mängijat, siis lõpuks temal mingid muud ütleme, kvaliteedid, siis näiteks kiirus ja pallikäsitlus, siis need trumpasid selle pikkuse üle ja noh, tundub suhteliselt tugev tükk ka, nii et teda nagu väga lihtne ära lükata ei ole. Kuidas telefonis tundus? Telefonis pigem tema on ka vaikne, aga temaga on, kuidas ma ütlen, et noh, tausta uurides öeldigi, et võib-olla see uue olukorraga harjumine tal on kohe alguses keeruline, aga ta peab tundma, et teda hinnatakse, et seda siis just treener... Sa pead talle ütlema trennis, et ta on tubli, jah? Ei, mitte seda. No selles mõttes, et temaga arvestatakse, temaga suheldakse, et põhimõtteliselt mul oli sama asja öeldi selle Rapla McCreary kohta, et jälle mingi... See on kogemus olemas. Jah, et see oli kuidagi mingi hea väljend, mis eelmine treener McCreary kohta ütles, et põhimõtteliselt, et kui ta sind usaldab, siis ta jookseb sinu eest läbi selle tellisseinana. Et Keissoni kohta siis pigem oli midagi taolist, nagu treenerid siis nagu vihjasid. Okei. Nad jõuavad kõik 10. kohale, jah? 10. ei jõua, päris kindel ei ole, aga peaks lennuplaanis olema 13, 14 peaks kohale jõudma, et siis medicalid ja siis järgmises nädalas saaks juba kontaktiga teha, kui vaja. Okay. Sa tuled ise ka alguses kohale, vahetasin teemat nüüd vahepeal, aga...
jah, eks ikka natuke nägu näitan, aga koondise trennid on samal ajal. Aga üldiselt jah, mul üleeile oli Krisiga oli koosolek ja siis me panime seal suures plaanis panime asjad paika, kuidas me alguses lähme ja siis. Okay. Selleni me muidugi jõuame ka veel, aga Owen, no nagu ma ütlesin, Owenit võib-olla niimoodi palja silmaga, kui ma oleks lihtsalt videot vaadanud, siis esimese hooga nagu ei oleks tema peale rõõmust lakke hüpanud, aga kuna ma tõesti Owenit nägin ise mängimas ja just nagu kuidagi. Kas ta juba sel hetkel, kui sa siis nägid teda seal Bristolis mängimas, siis juba mõtlesid, et et sa ju tead ju selles suhtes, mis tasemel võistkondade treener sa võib-olla potentsiaalselt oled, juba mõtlesid, et tegelikult tema võiks ju olla? Kusjuures see mõte mul käis läbi küll nagu, et kui ma järgmine aasta kuskil olen, et siis ta võiks olla siuke vend. Ta on pool inglane vist, eks ole? Šotlane, okei. Šotlane jah, aga tema on ju nagu kunagi Kotsar oli see student athlete of the year või mis iganes, et Owen ka, et temaga suheldes sa nagu said aru, et tegemist on haritud targa inimesega, et küsis väga spetsiifilisi asju. Meil oli eelmine aeg ka üks selline. Aga ma usun, et temaga nagu seda ei ole. Et liiga palju küsiks või? Eks see on lõpuks tuleb kokku leppida ka, et ma siin just ühe mängiga rääkisin eile, siis mõtlesin ka, et minuga võib alati asju läbi arutada, aga lihtsalt selleks on alati igaks asjaks on õige aeg, õige koht. Et jah, see eelmise hooaja, ma arvan, et kõik saavad aru, et see on Tomil ei olnud sellega hästi jah, et ta küsis täitsa valedel hetkedel, aga Owenist rääkides siis ja ta seal mängus jäi juba silma, et ta ei teinud nagu valesid otsuseid, seal oli 4, ütleme, atleetlikku inglast, ameeriklast tal kõrval, kes siis panid nagu rahmeldasid kõvasti, kaitses olid jumal teab kus, aga Owen oli siis alati see, kes kuidagi seal võttis mingit tempot maha, mingit aitas seal õige koha peal, et ta just nagu IQ poolest jäi nagu silma ja siis, kui ma pärast veel, enne mängu muidugi me pidime scoutingut tema kohta tegema. Ja nüüd, kui ta uuesti tuli, siis ma vaatasin veel mingid mängud üle, vaatasin selle meie mängu üle, vaatasin TalTechi vastu mängu üle ja vist 2-3 mängu veel, et siis igas mängus ta nagu jäi sellega siis silma ja tema nagu pigem on niisugune rohkem jutustaja mees, mitte jutustaja, mitte niisama jutustaja, aga ütleme siis rohkem suhtleja ja. Mis sa arvad, mis Priit ta kohta ütleb? Täitsa ükskõik, mis Priit ta kohta ütleb. Aga. Ei Priit peab nad vormi saama ju. Jah, selles mõttes ega mina arvan, et tal nagu väga selle vormiga probleemi ei ole, et võib-olla natukene oleks musklit juurde vaja, aga samas ta on niisugune ebastandardne niisugune, mida ma otsisin ka nagu 5 peale, et oleks üks, kes rollib, kes on siis Damien ja siis, et kui Owen mängib 5 peal, siis Owen oleks see popimees, et annab mulle ka nagu natuke rohkem varianti varieerida ja 4 peal saab Owen ka mängida. Et Owenit näed pigem 5 peal kui 4 peal? Või ta ongi kuidagi nii, et olenevalt vastasest, kumb, et ta annab siis lihtsalt Damienile vahetust ja saab 4 peal mängida, et tema nagu jah, selle mõttega oli võetud, et ta saab mängida nii 5 kui 4 peal. Ja siis ongi meil veel Damien Forrest täna hommikul välja kuulutatud. Allan saatis mulle screenshoti, et Damien oli juba küsinud, et millal ta välja kuulutatakse, et ta tahab väga kangesti juba rääkida kõikidele oma sõpradele ja perele, et ta tuleb Eestisse, ta tuleb Kalevisse mängima. Damien kusjuures Damien mul oli 2-3 kõnet oli sel suvel nagu mängijatega. 2 neist ei tulnud, Damien tuli, aga kus nagu kuidagi telefoni teel sa said sellest energiast või sellest said aru, et see on kuidagi teistmoodi või et. Mina sain ka aru, ma kiikasin enda Instagrami lehe läbi ja natuke vist ka see oskus nagu inimese mingisugust energiat tunnetada ja mulle tundus ka, et ta tundub nagu lahe.
jah, loodame, et ta oskab korvpalli ka mängida. loodame. aga ta oli hästi, ta oli juba telefoni teel oli energiline ja samas ta oli hästi viisakas. Noh, kuna ta on siin Euroopas mänginud, siis noh, tihtipeale need kõned on ju meie aja järgi 1 öösel, 2 öösel. Ja siis noh, põhimõtteliselt oli kuidagi nii, et ma kirjutasin, hey Damien, I'm this, et võiks nagu rääkida. Ja siis too õhtu me ei saanud rääkida, siis Damien noh, siis 2, 3, 4 aega mulle vastas, et hey coach, I would like to talk with you, but I was watching Odyssey or mis iganes see uus film on. Nüüd on vist sinu jaoks liiga hilja. No kuidagi noh, et ta nagu kuidagi täitsa noh, teine oleks mingi jah, yes, let's talk tomorrow, mis iganes. Ta kohe pani seal mingi oma teksti juurde ja avatud ja vabama suhtlusega. Tema, ma ei tea, ma alati küsin seal mingid siukseid võib-olla korvpalliväliseid küsimusi ka, kui ma nendega räägin ja siis üks asi, mis ta lubas mul näidata, et ta võtab kindlasti rula kaasa, ta näitab, kuidas ta rulaga sõidab, et talle väga meeldib rulaga sõita. Kas ta tohib hooaja sees rulaga sõita või? Ei, kas peatreener lubab hooaja sees rulaga sõita? Ja sellega oli ka teema see, et ma lõpetasin, et ma tahan sind ühe kord rulaga sõitmas näha, sest ma hästi ei kujuta ette, kuidas 206, 207 rulaga sõidab ringi. Tal on äkki see longboard? Ma ei kujuta ette. Ja siis ma ütlesin, et aga see ei olgu ka viimane kord, et ma lihtsalt tahan ühe korra selle oma elus ära näha, kuidas siuke vend sõidab rulaga. Me peame nad siis Kurbiga kokku viima, sest et Kurbi on ju see rulluisutaja. Teadsid või? Seda ma ei teadnud. Sa ei teadnud või? Kurbi on kunagi teinud, ta kindlasti ise räägib täpsemalt, aga ta on kunagi mingi triki rulluisutaja olnud. No siis Kurbi... Saavad nad koos kuskile skateparki saata. Võt seda ma ei... See oleks vaatepilt. See oleks päris hea vaatepilt. Sa lubasid mulle, et me hakkame contenti tegema, kui sina tuled peatreeneriks. Mäletad, sa ütlesid mulle? Natuke mossitasin võib-olla siin paar kuud tagasi, siis ütlesid, et ära muretse, et sa tuled peatreeneriks, hakkame contenti tegema. No mitte minuga. Mitte sinuga või? Mitte minuga. Okay. Siis ma sain muidugi aru, et sa mõtled, et sinuga, aga... Ei, mina olen tagasihoidlik, ega seda sa vist teed isegi. Ei, minu arust sa oled väga jutukas. Okei, kui sa nii ütled. Okei. Nii, oota, välismängijad ongi läbi võetud. Noh. Ma ei tea, või tahad ise midagi rääkida veel või? Ei taha. Ei taha ise rääkida? Võib-olla on läbi võetud, võib-olla midagi. Võib-olla on midagi kuskilt veel, sest ma mõtlesingi seda, et kui nüüd siin uuest hooajast saab võtta lätlasi kui eestlasi, siis kuidas meil lätlasi tiimis ei ole? Ukrainlasi saab võtta. Saab? Jah. Viimane aasta siis saab ukrainlasi ka võtta. Ei, on mõte jah, võib-olla üks veel võtta, lihtsalt, et nii kaua kui Kuuba väljas on natukene aidata võistkonda, aga no ma olen suhteliselt kindel, et see läheb läbi, aga veel midagi ametlikku ei ole. Võib-olla selleks ajaks, kui see osa välja tuleb järgmine nädal, äkki siis juba on. Oleneb, kui aktiivselt inimesed nädalavahetusel töötavad. Jah, no ütleme... No vaatame, võib-olla on, võib-olla ei ole. Just siin, enne kui ma siia üles tulin, siis ma autos rääkisin telefonis ühe mängiga. Aha, väga huvitav. Jah, aga ma ei, noh... Kas see mängi oli Elevil? Mäng oli Elevil. Oli, jah? Jah. Väga huvitav. Ma tean küll, kes see nimi on, aga ma ei ütle. Vist ei saa öelda. Vist ei saa praegu öelda, jah, sest et me ikkagi enne peavad allkirjad all olema. Ja ametlik värk. Mis sa suvel, sa kindlasti jälgid hästi palju ka ju teisi klubisid siin liigas, mis sa sellest arvad, kuidas meil VEF ja Selli toimetavad? Päris huvitavaid mängijaid on siin värvanud mõlemad. Kas see on natukene üllatus? Jah, on küll, sest no see tundub ikkagi meeletu hüpe, mis nad on rahaliselt teinud. Et ma ei tea, kus see raha kõik neil on tulnud. Aga ei kahtlemata, ma arvan, et see on liigale hea, et VEF ikkagi tahab nüüd kindlasti jälle nii Lätis kui Eesti-Läti liigas olla nii-öelda top võistkond. No VEF-i näide on vist selles mõttes selline psühholoogilises mõttes nagu tüüpiline, et sa pead natukene kuskile põhja kukkuma selleks, et võib-olla ärkaksid mingid inimesed ja saaksid aru, et on teatud muudatusi vaja. No jaa, aga see tundub minu jaoks praegu, see tundub ikkagi väga ulmeline. Eks näis, hooaeg ei ole alanud veel. Jah, aga noh, need nimed,
ütleme siis, et agendid on ju neil mängijatel samad enam-vähem, et meie listi need mängijad ei jõudnud, ütleme siis nii, et need summad on päris ulmad, mis sinna taha nii Selli kui VEF-i puhul. Aga ega lõpuks rahakott ei mängi, et ma arvan, et me oleme seda isegi tõestanud. Aga kaua sa seda tõestada jaksad? See on tõsi, aga noh. Et tegelikult ikkagi ju rahakott ei mängi, aga ikkagi natukene mängib, et. No ikka jah, selles mõttes eelmine aasta, kus Saksamaal ma olin, seal see spordidirektor ütles väga hästi, et kui sa oled sihuke NBC-laadne võistkond, siis iga 10 aasta peale sul tulebki üks kord, kui sul tuleb midagi nagu et see oli siis nende jaoks üleilmne hooaeg, kui nad tulid Saksa karikas võitjaks ja said play-off'i. Aga terve ülejäänud aeg nende jaoks tegelikult on lihtsalt see olevusvõitlus, et püsima jääda Bundesligasse. Et ma tean, et neil see aasta läheb veel keerulisemaks seis, aga jällegi, kui nad suudavad püsima jääda, siis nende jaoks on see eesmärk täidetud, et kui tuua Kalevi konteksti, siis meie jaoks oli see too aeg 21-22. No see, kui me Fibas saime 22-23, et see oli meie jaoks nagu see aeg, kus me nagu suutsime midagi tegelikult ebaloogilist teha. See, et me sinna jõudsime, see oli kõik asjad läksid täppi ja see oli vägev. Aga et see ongi kord 10 aasta jooksul, et selliseid asju juhtub, aga mitte liiga tihti. Ja võib-olla on selles mõttes ongi ju hea, et kui Läti klubid võib-olla tõesti ongi tunduvalt paremad see hooaeg, kui näiteks olid eelmine hooaeg, siis loogiliselt võttes võiksid ju Eesti klubid ka edaspidi kuidagi seal eeskujul või sellel näitel, sa pead oma taset tõstma, sest lõpuks sa pead ju ikkagi konkurentsivõimeline olema. Yeah. Et lõpuks ega Eesti klubid ei taha ju absoluutselt mingid peksupoisid liigas olla, et võib-olla see kuidagi nagu äratab ka seda mingisugust ma ei usu väga tegelikult, et see reaalselt nagu sponsoreid Eestis siin äratab, aga lihtsalt äkki on mingisugune käivitav jõud sellel on äkki, kui lätlased meist tunduvalt paremad on. Meil on ju sellest hooajast või mis meil praegu oli selline Eesti-Läti rivaliteet ka, et võib-olla see ka nagu natukene jah, et eks need kõik asjad peavad kuidagi käsikäes, ma arvan, ikkagi kasvama. Et kui ütleme liigas need lätlased lähevad tugevamaks, siis kuidagi peaks need eestlased järgi jõudma. Jutuna tundub nagu loogiline. Asi ei ole ju Läti mängijatest tegelikult. Lätis on ju täpselt samamoodi mängijatega nagu meil siin. Jah, nemad lihtsalt suudavad mingid vennad juba tagasi koju tuua selle summaga, et meie praegu ei suuda. Et ma olen, nagu ma ütlesin, et ma rääkisin päris paljude mängijatega, lihtsalt seal see palgavahe on nii suur, et nad isegi võib-olla kui nad tahaks tulla, see ei ole mõistlik, see on arusaadav. Otsast mõistlik ja selles mõttes jah. Sest et see sportlase karjäär lihtsalt on nii lühike, et kui sul on võimalik teenida selle aja jooksul, siis... No kunagi ju Eestis olid ju kangurid, arbetid, taltsid, kõik kuldajal olid siin, sest siin maksti hästi. Jah, täiesti teine aeg. Täiesti teine aeg, aga küll kunagi need ajad ka tagasi tulevad. Arvad? Või praegu ütlesid lihtsalt ilus asja? Aga kus nad pääsevad? Eks mingi aeg ikka midagi muutub kuskil, siis ta käib lainetana. Lihtsalt me nüüd ei tea, kuna see järgmine laine tuleb, kui Eestisse. Eks see on juba poliitika, aga eks seal peaks natuke mingi kuidagi toetama neid firmasid ka, kes toetada tahavad riigi poolt ja aga see ei ole minu asi kommenteerida, aga ma usun, et mingi hetk tuleb see aeg. Treenerina, mida sa mängijates otsid? Mis on nagu mingid esimesed, kas sul on mingid punktid kirja pandud või mis nagu mõlemad, nii mängulised oskused kui ka see iseloom või sa ütled ka, et see võistkonna mingi kokkusobitavus või see, et kui palju sa nagu jälgid selliseid asju? Eestlaste puhul on lihtne, sa tead neid tegelikult, et mõtlengi võib-olla rohkem välismängijaid ja sellist, et omavahel kokku sobitumine, mis see üldse tähendab? Kokku sobitumine sinu jaoks? Kokku sobitumine, jällegi see on see, nagu välja tuli see 22-23 aasta. See oli hoopis, mina ei ole olnud siukses riietusruumis või mina ei olnud otseselt riietusruumis, aga see
see õhkus kuidagi ju täitsa teistmoodi nii trennides, väljaspool trenni, mängudes, see oli midagi teistsugust, seal olid inimesed, kes sobisid kokku, seal ei olnud keegi, kes nii-öelda kuidagi pundist välja jäi ja võib-olla isegi, kui seal keegi oli, kes natukene, siis teda nagu utsitati tagant, et davai, sa oled ka. Ma olen nõus. Ma arvan, et see jääb vähemalt minu kossu karjääris, ma ei tea, kui pikk see saab olema, aga ma arvan kõige lahedamaks võistkonnaks, mis ilmselt üldse on just täpselt see inimeste kokkusobitavus ja tõesti nagu väga-väga nagu lahedad karakterid olid kuidagi koos. No, sobisid ju hästi. Väga hästi sobisid. Et kõik välismaalased. Et sul on ikkagi, see on sul kukles ja see on see, mida sa kuidagi nagu jahid, jah? Aga no põhimõtteliselt, kui ma seda võistkonda kokku panen ja mul ei ole varianti tuua, ma ei tea, mingit seda venda, et see vend tuleb ja teeb enamus ära, et pane tal lihtsalt rollimängijad kõrvale ja ma ei tea, üks hea tagumine, üks hea pikk, seda varianti ei ole, siis ma peangi nagu leiutama kuidagi teistmoodi ja ma üritan leiutada piisavalt nuppe, kes omavahel hästi kokku sobivad. Nii, ei ole raske on nagu seda kuidas ma ütlen, ei ole raske on seda kuidagi ette näha, aga ega sa ei teagi, tegelikult sa ei tea. Ma ei teagi, aga sellepärast ma üritangi seda taustatööd nii palju teha just välismängijate puhul, et ma teen neid kõnesi eelnevate treeneritega, mõne puhul ka mingi, näiteks see aasta ma päris palju kasutasin Severit ära, kui oli mingi soomlane, siis mida kuulu Severi ja mis sa sellest ennast tead ja arvad ja täitsa nagu soomlasid vaatasid ka? Soomlasi vaatasin ka, aga lõpuks ei läinud kaubaks. Ei läinud ühegi kaubaks, jah. Et jah, see on taustatööd käib päris palju selle nimel, et see keegi lõpuks siia kohal tuua. Kas sa sellest 22-23 hooajast mõne mängijaga suhtled ka veel? Sašast tead midagi? Sašast ei tea. Mina ei tea ka, ta vahepeal kadus ära. Ta kadus siis ära, kui Heiko ära läks. Ei, Saša, ma vist isegi eelmine aeg korra kirjutasin talle millegi pärast, aga ei, ütleme niimoodi otseselt ma kellegagi ei suhtle, kui kellelgi on sünnipäev, siis ikka soovid õnne ja või kui kogemata peaksid kuskil nägema, siis ikka jätkub juttu, aga niimoodi, et iga päev kellegi kirjutaks seda. Ei, seda ma ei arvakski, et iga päev kirjutad. Ma ei ole üldiselt siuke hea kirjutajaga, et ma suhtlen suhteliselt vähe inimestega. Tööasju teen nagu kõvasti, aga niimoodi telefonis, et niisama, et kuidas läheb või mis teed, siis seda nagu väga tihti ei ole. No võt, avasime su iseloomuga natukene. Kas sa 16-aastaselt tahtsid pigem saada korvpalluriks või korvpallitreeneriks? Ma arvan, et see 16 võib-olla veel. Ma suvalise numbri praegu ütlesin, aga vanus, kus sa veel mängisid? Jah, ei 16 ma arvan, et võib-olla veel oli mõte olla korvpallur, aga ma arvan, et see on suht ääre peal seal, et 16-17 on mingi, et ma ikkagi hakkasin seda treeneri värki nagu rohkem jälgima. Venna pärast kindlasti. Jälgisin venda päris palju, et seal on... Et põhimõtteliselt nägid, mis Varrak tegi ja mõtlesid, et sulle meeldib see? Ma ei tea. Ma ei oska 16-aastase Breti pähe niimoodi tagasi minna praegu, aga kuidagi, mul on isa on pedagoog ja on ka treener olnud. See kuidagi sobib mulle, et seda on ka ülikoolis mulle öeldud, et kuule, kas sa oled juba kuskil, ma ei mäleta mingi see klass joonele kogu, parem pool, ringselt sammu marss, mis iganes selle, mis me tegime ja siis kuidagi, et kuule, et sul tuleb see kuidagi väga hästi välja. Mõtlesin, see ei ole ju raske, põmm ja niimoodi teeme, aga siis kuidagi, et et öelda, et mulle see siuke nagu roll nagu sobib ja siis... Sa oskad väga hästi suhelda küll. Sa võib-olla ei ole suhtleja, nagu sa ütled, aga kui sa nii palju, kui ma olen kuulnud, kuidas sa näiteks mängijatega räägid või selline, selles mõttes Heikole nagu sarnane, et oma selliste mõtete väljendamine või sellist tuleb sul väga hästi välja. Ja intervjuusid annad ka väga hästi. See on see, mida mulle meeldib hästi jälgida ja mulle tõesti väga meeldib kuulata treenereid, kes annavad häid intervjuusid. Seal on väga suur vahe sees. Kas sa oskad kuidagi esiteks ära tabada need asjad, mida inimesed
tahavad kuulda, mitte et sa ütled asju, mida inimesed tahavad kuulda ja mis ei ole võib-olla tõsi, aga just ongi see, et sa oskad vastata nii, et see on see, mida inimesed otsivad. Ja võib-olla mängijate puhul nagu sama, kiidan sind praegu. Eks ma punastan. No kui nii on, siis nii on. Et kui on antud. Ja, et sellega ma ei ütleks, et ma ise nagu kuidagi tööd olen teinud või näiteks selle koondise juures, eks Heiko on peatreener, on ju, mina olen siis seal rohkem see, kes natuke nalja, aga samas nagu üritab ka nagu juhendada, aga seal pigem lõpuks Heiko on peatreener, Heiko otsustab ja ma üritan lihtsalt seal nagu seda tuju hoida. No keegi peab lõbus ka olema, sellepärast et Heiko ja Ints, Heiko ja Ints on tegelikult väga lõbusad. Ei, nad on väga lõbusad. Aga lihtsalt jah, seal kuidagi võib-olla ma seda enda puhul küll tunnetan, et ma oskan nagu hästi kohaneda olukorraga, et vaatan, et siin on seda vaja, et siin on seda vaja ja siis ma oskan nagu seda sinna rolli sisse minna. Et mäletan, kui ma Kalevist läksin Raplasse, siis oli ka, et tükk aega seal noortega olin peatreener olnud, on ju, aga tükk aega nagu siis ei olnud seal meestega nii-öelda peatreener olnud. Siis mõtlesin küll esimene treenit, kuidas see nüüd käiski, et see peaks nagu teistmoodi olema, aga tegelikult nagu sa lähed sinna rolli sisse ja ma tundsin esimesest sekundist ennast nagu ülimugavalt. Et seal kuidagi läks Raplas kohe Lepase reega läks käima. Need peatreeneri amet on nagu tunduvalt rohkem sinu teema kui abitreeneri amet? Tahaks arvata küll, jah. Ma tahaks ka seda sama arvata. Aga ikkagi mängijakarjäär selles suhtes, sa olid väga noor ju, kui sa ära lõpetasid ju, vähemalt meistriliiga tasemel. Sa mängisid mitu hooaega? 2, 3? Tartus ja Pärnus. Kirjas olin vist 3 aastat, aga reaalselt ma mängisin 1 hooaja. Et esimene aasta oli Tartus niimoodi, et hooaja lõpus mind pandi kirja, ma mängisin äkki 2-3 põhiturniiri mängu ja siis hakkas play-off, siis mind lükati kõrvale, siis oli teine hooaeg, ma alustasin seal koos esindusvõistkonnaga, siis pendeldasin seal, siis mul oli meniskivigastus, siis ma tulin tagasi, siis ma vigastasin teist meniskit, nii et see hooaeg jäi minust suht poolikuks mul üldse. Ja siis ma läksin Pärnusse, Pärnus ma olin siis Heiko back-up. Seal ma siis sain nagu reaalselt mängida ka, ma olen mingi uusalt 13 minutit mängus, et täitsa nagu noore poisi kohta okei. Ja siis oli kõik, jah. Kuidas sa praegu vaatad tagasi sellele, et te mängisite Heikoga Pärnus koos ja siis nüüd olete siin treenerid koos? Ma ei tea, see on... Teised ajad või? Teised ajad või, aga ma ei tea, see on kuidagi naljaks, et mul... Saite kohe hästi läbi või? Ei, ma olin noor... Ta ei rääkinud sinuga? Ei rääkis ikka, okay. Aga ma olin ikka siis noor loll. Okay. Ikka 19 aastat, mis sa tahad. Yeah. Et eks me ikka suhtlesime. No mis meid nagu ühendas tol ajal oli see, et tema, tal siiamaani ju tegelikult kodu on Tartus ja mina olin üliõpilane, et siis mul tol ajal lube ei olnud, siis ma sain Heikoga vahepeal, kui ta lubas, sain tagasi Tartust siit. Tagaistmel? Ikka. Okay. Vahepeal olin ees ka ja siis ma arvan, et esimesed sõidud olid küll niimoodi, et tere, aitäh, nägemist. Aga ei, eks me ajapikku ikkagi seal midagi ikka rääkisime ka, aga ütleme siis, ma ei taha öelda vanusevahe, aga siis oli ikkagi, üks oli esimest aastat ülikoolis ja võib-olla teine juba mõtles selle peale, et kus ta treeneri karjääri saab alustada, et oma eludes olime võib-olla teistes kohtades. Ja siis mängijakarjääri ise lihtsalt otsustasid, et ei ole mõtet, läksid treeneriks? Jah, lõpuks seal mõtlesin selle peale, et kui ma võiks ju Eesti liigas mängida veel mõned hooajad või isegi 10, aga et mis siis edasi saab, et sel hetkel peast mäletan, siis äkki mul kogu palk oli 350 €. Aga ma sõitsin, lube ei olnud, siis ma sõitsin 2 korda nädalas, sõitsin hommikul
bussiga Pärnust Tartusse, 6:30 bussiga jõudsin mingi 9 jõudsin Tartusse, siis tegin seal need kohustuslikud ained ära ülikoolis ja siis sõitsin 12:30 bussiga, sõitsin tagasi Pärnusse, et põhimõtteliselt kogu see nii-öelda palk läks juba bussipiletite peale, et siis ma ei näinud seal väga niisugust, et kuhu sealt edasi pürgida ja kuna ma käisin seal ülikoolis samal ajal ja seal oli see treeneri, noh, seal oli kehakultuur, et ei olnud otse nagu treeneri suund, aga seal õppisin nüüd ka treeneriga seonduvaid asju, siis tundus loogilisena, et sinna rohkem pühenduda. Ja siis sai sinust noortetreener? Jah, kõigepealt ma olin, Olari Narits võttis mind 2008 aasta poiste juurde ja siis ma olin äkki, mingi aeg ta käis kuskil Ameerikas äkki, siis ma olin 2 nädalat, olin nagu üksi, olin seal 2002-2003 aasta poiste treener, nii et ma olin seal Sverre Aava treener näiteks ja Kaspar Sepp ja kes seal kõik olid. Ja siis oli niimoodi, et ülikool sai läbi. Tartust nagu vist mingit pakkumist ei tulnud, et jää siia ja siis oli vaja uut väljakutset ja siis kusjuures naljakas, et üks, kes helistas, oli Jaak Karp, aga Jaaguga tol ajal ei läinud diiliks ja teine siis oli Mikk Sarik ja Indre Ausmaa, et siis ma tulin siia Tallinna poole ära ja hakkasin Raespordivilist tööle. Raest sellist Pihta seiklus, jah? Just. Ja seal said päris palju aastaid? Sa olidki nii kaua, kuni sa Raplas said peatreeneriks, eks ole? Jah, ma olin seal, ütleme, viimane aasta ma olin seal vist siis, ma ei mäletagi, kuidas me seda kohta kutsusime, aga nii-öelda korvpallidivisjoni juht olin, et mul otseselt enam gruppe ei olnud, aga esimene aasta, kui ma siin Kalevis olin, siis mul oli paralleelselt oli ka noortegrupp, vist tolleks hetkeks küll oli jäänud üks noortegrupp, oli see Fukside grupp äkki. Aga jah, seal ma olin, seal ma tegin tööd kõvasti, et ma olin õpetaja siis koolis, siis mul oli 2... Kehalisõpetaja? Jah, ja siis mul oli kaks gruppi ja siis ma olin veel, mingi aeg olin Tallinna Kalevis seal treener ja ühesõnaga seal ma olin... 2019 vist vaatasin kuskilt. Jah, võib-olla küll. Ma neid asju väga hästi ei mäleta. Lähevadki sassi. Kui keegi ütleb, siis nii on. Jah, ma tahaks öelda, et oli 2019. Ma vaatasin järgi enda arust. Jah, kas see oli siis, kui õpetada tulime? Tallinna Kaleviga? Peaks olema, mina tulin. Peaks olema 19-20 hooaeg või? 19 ja siis ei jätta, aga 19-20. 19-20 on COVID-i aasta. Siis oli 18-19. 18-19 järelikult, jah. Ei saa olla. Ei saa. Sellepärast, et ma tulin Tallinna Kalevist, ma olin Tallinna Kalevist peatreener ka. Ühesõnaga, ma ei tea. Kuskil seal kandis. Sa tahtsid öelda, et sa tulid Kalevisse sealt? Ma tulin ja ei tunda. Minu arust ma tulin Tallinna... Siis oli Tallinna Kalevist... 21-22? Tallinna Kalevist ma tulin tolleaegsesse Kalev Cramasse. 21-22? Sest Tallinna Kalev muutus siis Audentes Tallinna Kaleviks. Jah, ma ütlen, Okei, no kuskil Wikipeedias oli 2019, aga võib-olla see on siis midagi muud. Jah, noh. Või äkki mul on halb mälu, aga ma ei usu väga. Aga võib-olla on. Ja no minust sealt on nagu järjest läinud, et kui ma lõpetasin Tallinna Kalevis seal hooaja peatreenerina, siis ma tulin Kalevisse, käisin korra Raplas, jah. Et sealt on järjest läinud. Kuidas su Rapla kogemus oli peatreenerina? Just nagu treeneri ametis? Ma ei tea, see oli mõnus. Otseselt läksin sinna, mul mingit pinget ei olnud tegelikult, sest mina seda satsi kokku ei pannud, aga samas ma nägin seda potentsiaali, lihtsalt nagu ma tegin ka, siis ma muutsin nende mängu natuke või konkreetselt muutsin teistpidi, et enne oli Toomits oli nagu see põhijõud, mina panin Toomitsi hoopis teistmoodi mängima ja siis lõpuks esimene aasta oli Hunter ka, et siis lõpuks see Hunter ka avanes väga tore poiss, temaga ma vahepeal siiamaani suhtlen. Ja siis teine aasta Raplas oli, ka läks hästi, et
põhimõtteliselt kõik need, mis nüüd selle eesmärgid olid, said täidetud, ainult selle oleks võinud sinna Eesti-Läti liiga play-off'iga saada, aga noh, lõpuks Rapla-suguse klubi jaoks on see Eesti medal kõige tähtsam, nii et kõik muu nagu kahvatab ja ma arvan, et seal üldiselt läks hästi, et eks see viimane aasta natuke oli keeruline seal. Ma tulin U16 EM-ilt, siis tegime seal ühe või kaks mängu ära ja siis Jaak kutsus mind ja Gustav kutsus sinna kontorisse, ütles, et kuule, et Excel ei ole nii täitunud, nagu me loodaks, et midagi tuleb teha ja siis seal tuli mõnest mängijast loobuda, aga no lõpuks lõpp ja kõik ja ma arvan, et see Rapla sel hetke nagu meistriliiga või nii-öelda Eesti-Läti liiga, see sai nagu väärika lõpu, et ikkagi pronksiga ja Jaak sai minna rõõmsa meelega, ma ei tea, pensionile, noh, ta otseselt ei läinud pensionile, aga noh, et sealt sellest koha pealt, et ma arvan, et sellega Raplas läks kõik hästi ja Rapla Jaagu ja Gustavsega ma siiamaani päris tihedalt suhtlen, nii et väga hästi läks. Kas sul praegu oli Saksamaalt kahju ära ka tulla? Kuidas sulle üldse meeldis välismaal elamise kogemus? Välismaal, no Saksamaa ikkagi tegelikult on suht Eesti sarnane. Ei no ja aga poed on pühapäevati kinni ja. No jah, et seal on need. Keel on teine ja. Keel on teine ja noh, no kuidas ma ütlen, noh, okei, seal on mingid. Ma arvan, et see kultuur on ka vähe konservatiivsem, eriti kui sa nii väikses linnas elad. Saksamaa mõistes väikses linnas, Pärnus. Jah, no seal, noh see Saksamaa mõistes see oli ikkagi küla, noh, et ja. Leipzig oli see linn, aga no, mis seal oli jah, võib-olla mingid asjad, mis vajasid harjumist oligi see, et kui on pühapäev, siis ongi poed kinni ja sul ei olegi varianti minna poodi, et ei ole ühtegi poodi nagu reaalselt lahti. Siis seal oli hästi palju pühasid olid, kus olid ka poed kinni, et võis olla juhtuda nii, et sul on neljapäev, püha, reede korrased poes käia, laupäev, pühapäev on kinni, noh. Et seal mingeid asju nagu võib-olla välismaalasena kohe ei teadnud, mida teha, aga no, sellega harjub ja inimesed üldiselt noh, kõik on in ordum, noh, et asjad käivad by the book ja kõik toimis. Kas sama see 22-23 hooaeg, kui me käisime Saksamaal mängimas Bambergis, kas me käisime kuskil mujal veel? Ja me mängisime, need mängivad nüüd esiliigat või provad. Kreilsheimis käisime. Jah, just Kreilsheim ka veel 2 erinevas Saksa linnast. Kas see natukene andis sulle nagu mingit paremat eelaimbust ka, kui sa nüüd läksid Saksamaale? Noh, jah, et eks me ikka midagi teadsin, mis seal oodata, et noh, mingi aeg, kui Kono oli seal Oldenburgis, siis eks ma natuke jälgisin, mis Kono tegemisi ka, et noh, mingi pilt mul oli ees, aga üldiselt nagu seda liiga, seal on ikka täitsa erinevaid võistkondi, et noh, ütleme võib-olla kõige klassikalisem Saksa liiga võistkond on see, et sul on üks tagumine, kes on 1,82 pikk, aga ülikiire ja oskab kõike ja siis on sinna kõrvale pandud 2-meetrised ja siis üks, kes on vähe pikem, siuke 2,08, 2,09. Et liiga mõistes ta oli hästi organiseeritud liiga, just nagu kõik muud asjad, mingid, ma ei tea, teled, värgid. Publik oli alati väga meeldiv, enamasti oli igal pool nagu täis maja. Seal on ikkagi see fännikultuur on ka hoopis teistsugune, et seal on tegelikult ju päris tugev. Ja, no ja siis seal olid kõik need seal peale mängu, kodumängu see, et sul on nagu kohustus käia kuskil seal üleval viploosist ka läbi ja sa saad süüa ja siis kokat, õlut, mis sa tahad, ja siis sul need vipid seal ka vaatavad ja vahepeal siis tulevad rääkima, siis pead. Aga enne mängu oli teil ka mingid selliseid üritusi või? Ei, enne mängu oli ikkagi puhas korvpall, et enne mängu valmistad mänguks ja pärast mängu, siis oli natuke seal. Aga seal on vist ikkagi fännidel on enne mängu ka või mingisugune. No ja seal on ikka, seal on korraldatud erinevaid mingid, noh. Seal on juba saalides on juba ette nähtud, eks ole, et saalil peab olema juures see mingisugune suur ruum, kus saab korraldada üritusi. Et see on nagu osa kogu sellest mängu kogemusest. Ja, no meie saalis, meil oli kõige väiksem saal.
meil see nii-öelda suur ruum ei olnud nagu väga suur, aga no ikkagi seal nii-öelda noh, sa nägid ikkagi ülikondas vennad istud ja mina ei tea, mis tegid, aga noh, seal olid need vahet ei olnud, kas oli talv või kevad või sügis, siis alati olid need mingid bratwursti-putkad olid õues olemas ja siis seal õlut said fännid tellida ja noh, et seal ikkagi mingid putkad ja asjad nagu, et noh, fännidele on mõeldud. Kui Bayerni vastu mängima läksite, kas siis treenerite riietusruumis oli kõik kuidagi, kas need, on seal midagi teistmoodi või? Ei ole. Ei olnud seal midagi teistmoodi. Aga on seal muidu ikkagi tavapärane see, et ollakse nagu vastasmeeskonna vastu nagu külalislahke, et teil on jäetud sinna mingid snäkid ja veed ja asjad ja mingid jah, siuksed tavapärased, ma võib-olla see on ka liiga poolt sisse kirjutatud, aga selle mingi vesi, mingi šokolaadibatoon ja banaan ja. Okei, aga selle MBC-s, kui suur teil muidu organisatsioon oli? Kuna ma jõudsin hiljem, siis ma ütlen ausalt. See ei käinud kontoris? Ma sinna kontorisse jõudnud. Kontorid, ma tean, kus see kontor asub. See oli kuskil eemal? Mäe otsas kuskil eemal, jah. Aga mina sinna nagu ei sattunud. Sa ei pidandki paberi peal lepingule allkirja panema? No tänapäeval saab... Ei no, ma ei tea, Saksamaal... Ei, kusjuures enamus asju sai ikkagi... Oli küll mingi väga huvitav süsteem, mida ma varem ei olnud, sellega oli natuke tegemist, et mis asja, kuidas... Aga no lõpuks sai sinna süsteemi ära, et sinna ma kontorisse jõudnud, aga kontoris vist, ütleme, oli 20 inimese kandis. Okay. Et ikkagi kontor oli suur, aga noh, seal oli kontor oli siis MBC see noortesüsteem, siis MBC ja MBC naised ka, et see kõik on nagu üks organisatsioon ja seal oli 20 inimest umbes. Kas meediainimesed käisid trennides ka koha peal? Ei käinud. Kas seal oli meediainimesi klubis? Meediainimesi oli 3 äkki. Et üks oli see, kes siis filmis ja tegi seal midagi ja siis ülejäänud 2, ma täpselt ei tea, mis nad tegid, aga nad nimed olid meediainimesed. Okay. Aga no selles mõttes oli kõik... Meediainimene 1 ja meediainimene 2. Jah, ma isegi kahjuks nimesi praegu ei oska sulle öelda. Aga no... Brett, inimeste nimesid selgeks või? Minul ei otseselt puudus nagu kokkupuude nendega. Okay. Nad ei teinud sinuga intervjuusid? Ma pidin mingi küsimustiku lihtsalt ära täitma, et mis käeline ma olen ja kui pikk ma olen ja mingi täitsa suvaline. Okay. Aga kus ma tahtsin midagi öelda ka, aga need läks täitsa meelest ära. Kas sa MBC-s panid ka pealtmängijate ees? Sest sulle meeldib seda teha? Jah, ikka panin. Kas nad plaksutasid sulle? That's what's up, dog, yo. Ei no eks ikka seal mingid omad naljad. No, sa tead, et mulle meeldib mingid vahepeal natuke tuudest, siis eks ikka mingid omad naljad täitsa. Kas sa see hooaeg näitad ka mängijatele, kuidas sa pealt paned? Kas sa mäletad see sama 22-23 hooaeg, kui Heiko ühe korra tegi keskjoone viset ja siis viskas esimesega sisse? Me olime kuskil välismaal, mingi FIBA reis oli. See oli Gralsheimis viskas. No, nii täpselt mäletad. Ja, aga ühe korra lihtsalt hooaja jooksul nagu näitad natukene. Ei, kui ta viskas, kui ma nüüd ei eksi, siis ta tegi seda 3 korda ja 3 korda viskas esimese korraga sisse. Võis küll olla, aga mul on see esimene kord on hästi meeles. Sest see oli juba kuskil oligi võib-olla nagu niisugune pool hooaega oli juba läbi ja ta ei olnud ühtegi korda kellegi teise ees kossupalli käes hoidnud ja siis ta lihtsalt külmalt läks, viskas ühe keskjoone viske esimesega sisse. Et kas sa mõtled selle pealtpanekuga nii teha, et pool hooaega ei näita, et sa oskad kossupalli käes hoida ja siis tuled paned pealt? Noh, ütleme praegu kohe ma pealt ei paneks, nii et eks ma natuke treenin ja siis, kui see tunne on õige. Salaja treenid natuke ja siis, kui tunne on õige, siis näitad, jah? Siis näitan, et kuidas tegelikult asi käib. Võõrus, see on päris hea mõte. Kas sul need järgmised 3 aastat on kuidagi endal peas ära planeeritud Kalevis? Või sa praegu lähed nagu hooaja kaupa? Mis sa mõtled ära planeeritud? Ära planeeritud, et kuhu sa jõuda tahad? Mis see Kalev 3 aasta pärast on? No see, kui ma mõtlen, mis ta minu arust võiks olla, siis see võiks olla ikkagi nii, et see aasta natuke kosume võib-olla klubina. Mis tähendab kosume? No ütleme nii, et Bigbank annab meile kindluse 3 aastaks, et meil on 3 aastat kindel summa ja sinna saab kõrvale ehitada veel mingisuguseid diile, et see rahakott natukene saaks võib-olla tummisem. Ja esimene aasta ikkagi, kui sa oled Kalevi logo, siis see tähendab seda, et inimesed ootavad sult seda, et sa mängid
nii-öelda kõrgemate kohtade nimel, et mitte, et sa ei ole seal kuskil 5-6 ja me ikka plaksutame, et noh, nii tublid, nii tublid. Keegi ei plaksuta meile siis, kui me oleme 5 ja 6. nojah, et täpselt, et keegi siis ka ei plaksuta, kui me teised oleme. Jah, et lõpuks see on nagu selle klubi, noh, selle klubiga kaasas käiv asi, et. Aga sa naudid seda? Aga mis ma siis teen? Jah, ja ma mõtlengi, et tegelikult see on ju hea. No, jah, aga no, lõpuks võib-olla ma ei saa öelda, et me nüüd oleme favoriit see hooaeg, pigem ma võib-olla lükkaks selle favoriidi koorma teisele võistkonnale, aga ma ei näe ühtegi põhjust, miks me peaks kedagi kartma nagu, et mina usun neisse mängijatesse, kelle me oleme saanud, ma usun ka treenerite staffi ja lõpuks eks see koosolek ka veel tuleb, aga noh, ma arvan, et kui me kõik kogu klubiga, nii kontori pool ja kõik nagu ühe ühise asja poole püüdleme, siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks me peaks kellestki halvemad olema selles liigas. Treenerite staffist rääkides, kas te jääte Krisiga kahekesti või? Ei jää. Ei jää, jah? Väga huvitav. Jah, et on siin läbi suve erinevaid variante olnud, aga tundub, et nüüd uuel nädalal peaks kõik paika saama. Okei. Andke siis mulle ka teada, siis ma saan pressiteateid jälle kirjutada. Jah, no ma arvan, et eks ise aimed juba ka. Ma aiman küll, jah. No. Lihtsalt mõtlesin, et ma teen nalja natukene. Ja. Aga see on vahva küll. Siin on, ma ei hakka ütlema, ma hakkasin ütlema, et siin on juba võib-olla vihjeid olnud natukene, kes oskab märgata. Aga... Ikka. Alati igal pool on vihjeid. Ja, igal pool on vihjeid. Natukene paari sõnaga lihtsalt võib-olla sellest augustikuust ka, et meeskond hakkab ette valmistuma, sind pigem ei ole, sest koondisaken on. Et kuidas see võib-olla see ettevalmistusperiood on sul nagu ette nähtud? Meil on vist septembris on esimesed hooajaeelsed mängud, eks ole? 13. september on esimene ja siis on äkki 19-20 tahaks öelda. Sest see hooaeg, mis on teistmoodi, on see, et me ju ei mängi ühtegi kvalifikatsiooni, et me oleme otse FIBA Eurocupis peal. Ja. Et varasemad hooajad on alati olnud see, et seal septembri lõpus on üks kvalifikatsioon ja siis on juba vist septembri alguses olnud esimesed mängud. Et tegelikult siis on üsna pikk periood hooajaeelseks ettevalmistuseks. Ja, et noh, selles mõttes mulle sobib hästi ka, et kuna Kris ei tea võib-olla kõiki neid, noh, natuke värskendame siin playbooki ka ja et kõiki liikumisi ei tea, et siis... Kas võtsid Saksamaalt midagi kaasa? Ei, pigem võtsin... No Saksamaalt võtsin ka midagi kaasa. Raplast on midagi kaasas, midagi täiesti uut. Ise mõtlesid välja? No mulle tegelikult meeldib kritseldada, aga lihtsalt kunagi ei tea, mis nendest kritseldustest välja tuleb, aga proovima peab, et vaatame, mis neist saab. Aga jah, et mingi põhi on sama, mida siis Kris peaks juba teadma, mida ta saab nagu mängijatele edasi anda ja siis kui ma tagasi tulen, siis saame sinna veel natuke juurde pookida. Aga üldiselt on esimene nädal rohkem üke, teine nädal ka rohkem üke ja siis vaikselt hakkame korvpalliga tegelema. Ja siis on piisavalt aega enne... Ja siis on ikka aega piisavalt just. Siis on ikka. Väga tore. Kuule, aga Brett, aitäh, et tulid. Kas sa tahad visata ka? Meil on siin see viskamismäng. Oled näinud ju? No seda ma olen näinud, jah. Ja, sest Kris tahtis väga visata eelmine kord sellepärast, et ta tahtis rohkem kui 0 saada ja ta sai 1. Meil ei olnud küll markerit, me ei saanud kirja panna, aga Kris sai 1 viske sisse. Tahad ka proovida? Kas peab? Ei pea? Siis ei taha. Ei taha, jah? Sa jätad selleks pealtpanekuks siis, kui sa... Sinna ma oleks praegu kohan. Ma ei mõtle siia korvi, ma mõtlen kossu palju, hoiad käes siis, kui pealt paned. Okei, aga aitäh sulle, Brett. Ja head viimast suve ja head koondist. Seal me näeme. Jah, viimast suve kuud vast. Mitte viimast suve. Viimast suve.